Alustame tänast Jumala teenistust kolmani Jumala Isa, Poja ja Püha nimel. Ja esimene osa ongi introdutsiooni osa ja siis me läheme edasi vangulooga teenistuse juurde, aga ma paluksin siis meie sissejuhatavat. Palun. Laulan laulu Mägede taha. Sa oled, Kaido, tulnud tööle siia Mägede taha Lasnamäele, isegi Mustamäe taha ja Lasnamäele ja meresid siin ei ole vaja ületada, aga olgu see laul meile julgustuseks ja ma siin juba värvasin lauljaid juurde, kes tulete siia kõrvale ka. Need on Kaido lapsed. Väga tore, et olete siin. Mägede taha rändame me maailmas. Merede üle püha vaim meid juhatab. Pikk ja tundmatu tee tihti kurnab meid see, aga Jeesus ise aitab rändajat. Pikk ja tundmatu tee tihti kurnab meid see, aga Jeesus ise aitab rändajat. Koos me saime ühe hetke jagada. Meid Jumal kokku liidab armastusega. Ruttu möödub kõik muu, Jeesus Kristus on truu. Ta ei muutu ja meid ei jäta ta. Ruttu möödub kõik muu, Jeesus Kristus on truu. Ta ei muutu ja meid ei jäta ta. Kui leid meid kohtab, süda murest valutab. Palve meid annab lootust julgustab. Tulgu võitlus ja töö, tulgu kaotus ja öö. Meie Issand lastab jälle nõrkeva. Tulgu võitlus ja töö, tulgu kaotus ja öö. Meie Issand lastab jälle nõrkeva. Pühad on õige, mured kõik ta hajutab. Pühad on õige, risti rahvas rõõmustab. Võitlus on võidetud, pisara pühitud. Uus hommik paigab, uue maase valgustab. Võitlus on võidetud, pisarad pühitud. Uus hommik paigab, uue maase valgustab. Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja pühapäeva osadus olgu meie kõikidega ja meie palume. Kõige vääriline Jumal, sina julgustad meid ja kutsud meid oma teenistusse. Me täname sind, et sa annad meile kirikutööks mitmesuguseid armuande ja ülesandeid. Õpeta neid nägema üksteises, aita meil
tööd teha sinu riigi kaastöölistena ja luba, et me võiksime olla ustavad Kristuse ihu liikmed. Kasvata meid oma sõnaga ja julgusta oma püha vaimuga. Juhi oma rahvas läbi heade ja raskete aegade, usu ühtsusesse, rahusse ja ellu sinu riigis. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Aamen. Armas kogudus issandas Jeesuses Kristuses. Koguduse ülesehituseks on seatud mitmesugused ametid. Kogudusel on vaimulikkond ja ilmiktöötajad. Koguduse juhtimise ja vaimuga töö juures on alati ka tähtis koguduse palveelu. Koguduse liikmete palved on, mis kannavad koguduse töötajaid ja vaimulikkonda. Koguduse juures abiõpetaja on issanda tööpõllule saadetud ja kutsutud. Tema on üks oluline töötegija siin Lasnamäe Püha Markuse osakoguduses, sest koguduse abiõpetaja ongi selle koguduse ja paiga hingekarjane. Täna me seame Kaido Petermann selle osakoguduse abiõpetaja ametisse. Ta on korrakohaselt kinnitatud ja kuuleme siis selle kohta konsistooriumi otsust. Loen ette Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi otsuse 30. aprillist 2021. aastast number 8. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kirikuseadustiku paragrahv 70 lõike 1 ning õpetaja Gustav Piiri ettepaneku ja Tallinna Pühavaimu koguduse nõukogu 24. oktoobri aastal 2020 otsuse alusel. Punkt 1. Annan nõusoleku Tallinna Pühavaimu koguduse abiõpetaja ametikoha loomiseks. Punkt 2. Määran Kaido Petermanni Tallinna Pühavaimu koguduse abiõpetajaks Lasnamäe Püha Markuse osakoguduse teenimiseks alates 1. maist 2021. Peapiiskop Urmas Viilma. Armas vend issandas Jeesuses Kristuses. Tunnista nüüd avalikult Jumala ja selle koguduse ees. Kas sa tahad pidada abiõpetaja ametit õigesti ja ustavalt Jumala sõna ja meie kiriku korra kohaselt, siis vasta jah, tahan Jumala abiga. Jah, tahan Jumala abiga. Kas sa tahad elada nii, et oled eeskujuks kogudusele, siis vasta jah, tahan Jumala abiga. Jah, tahan Jumala abiga. Kõige vääriline Jumal aidaku sul antud tõotust pidada. Tahaks Jumal avatud siia hetkeks. Ja võid siis põgitada. Õnnistagu sind kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Ning aidaku sul teenida Kristuse kirikut. Kaido Petermann, olgu see kogudus sinu hoole alla antud. Sa oled tema hinge karjane. Andku nüüd Jumal sulle tarkust ja jõudu oma ametit siin täita. Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala halastus ja püha osadus olgu jäägu sinuga. Aamen. Jeesus ütleb, hoia mu karjalambaid, ole siis siin paigas rahuga ja teeni issandat rõõmuga. Armas kogudus, Kaido Petermann on seatud selle koguduse vaimuga ametisse abiõpetajana Püha Vaimu koguduses. Võtku ta vastu kui Kristuse sulane, kandke teda palve kätel ja olge talle alati toeks tema töös. Aamen, me ütleme selle kohta, see nõnda olgu ja tänu olgu Jumalale. Aamen. Amen. Ja sellega võime siis alustada nüüd Jumala teenistuse käiku. Ja me alustame seda teenistust alguslauluga, lauldes kirikulaulu palveraamatutest laulu number 356, esimesed 5 salmi. Laul number 356, salmid 1-5.
Issand ulatas kõrgusest käe, ta võttis minu, ta tõmbas mu välja suurest veest. Ta päästis minu, mu tugeva vaenlase käest, mu vihkajate käest, sest nad olid vägevamad minust. Nad tulid mu kallale mu õnnetuse päeval, aga Issand oli mulle toeks. Ta tõi mu välja lagedale, ta päästis minu, sest tal oli minust hea meel. Heldele sa osutad heldust, laitmatu mehe vastu sa oled laitmatu, puhta vastu sa oled puhas ja kõvera vastu sa osutud keeruliseks. Sest sina päästad viletsa rahva, aga alandad suurelised silmad. Sest sina süütad mu lambi, Issand mu Jumal valgustab mu pimedust. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand olgu teiega. Ja sinu vaimuga. Armsad kristlikud õed ja vennad, oleme siia Jumala kotta kogunenud Issanda pühal päeval, tema ülestõusmispäeval, et teda ülistada, tänada, aga temalt ühtlasi ka paluda, mida meil ihu, hinge ja vaimu poolest tarvis läheb.
Jumal on püha, meie inimestena ekslikud ja patused. Tänane pühapäev oma sõnumiga kutsub meid Jumala riiki ja ilmestab selle kutse kuulmise tähtsust meie elule ja tulevikule. Küllap on meie kõigi eludes olnud neid olukordi, kus maise elu ülesanded ja ahvatlused võivad olla takistuseks selle kutse järgimisel ja vastuvõtmisel. Kaheldes aga ja kõrvale eksides võime kaotada pakutud võimaluse ja mitte jõuda eesmärgile. Seda südames aluseks võttes ning usus meie Issanda Jeesuse Kristuse ristilunastusest teostunud armule lootes alandugem nüüd meiegi Jumala püha ja kõike nägeva palge ette ja tunnistame temale üheskoos oma patud laululettidel olevate sõnadega. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Issand alasta, Kristus alasta, Issand alasta. Kõige vääriline Jumal on Jeesuses Kristuses meie peale halastanud ja annab meile tema pärast kõik meie patud andeks. Kristuse kiriku kutsutud ja seatud sulasena kuulutan ma sulle, kes oma pattu kahetsed ja tahad meelt parandada, Jumala armu ja mõistan sind sinu pattudest vabaks Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.
33. peatükist, salm 30 kuni 33. ja sina, inimese poeg, su rahva lapsed räägivad sinust seinte ääres ja kodade lävel ning ütlevad isekeskis üksteisele nõnda. Tulge ometi ja kuulake, milline sõna nüüd tuleb issandalt. Nad tulevad su juurde, nagu rahval on viisiks tulla ja nad istuvad su ees, nagu minu rahvas ja kuulevad su sõnu. Aga nad ei tee nende järgi, sest neil on meelitused suus. Nad teevad nende järgi ja nende süda jääb taga oma kasu. Ja vaata, sa oled neile nagu armastuslaul, ilus külalt ja kaunisti kanneldatud. Nad kuulevad küll su sõnu, aga nad ei tee nende järgi. Aga kui see täide läheb, vaata, see läheb täide, siis saavad nad teada, et nende keskel on olnud prohvet. See on Jumala sõna. Tänu Jumalale. Ja Uuest Testamendist võtame kuulda Jumala sõna kirjast Heebrealastele 12. peatükist. Ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pangem maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid ja jooksvem püsivusega meile määratud võidujooksu. Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. Võtke siis eeskujuks teda, kes on kannatanud niisugust patuste vaenu enese vastu, et ei väsiks ega teie hing ei nõrkeks. Teie ei ole veel vereni vastu pannud patu vastu võideldes ja te olete täiesti unustanud julgustuse, mis teile nagu poegadele ütleb. Mu poeg, ära põlga issanda karistust ja ära nõrke, kui tema sind noomib, sest keda issand armastab, seda ta karistab. Ta piitsutab iga poega, kelle ta vastu võtab. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Ja võtkem nüüd kuulda püha evangeeliumi. Ja evangeeliumiks on ühtlasi jutluse aluseks kirjakoht evangeeliumist püha Luuka järgi 9. peatükist, salmid 57 kuni 62. Ja kui nad olid teel minemas, ütles keegi Jeesusele: ma tahan sulle järgneda, kuhu sa iganes läheksid. Ja Jeesus ütles talle: rebastel on ulud ja taevalindudel pesad, aga inimese pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna. Teisele ütles ta: järgne mulle. Aga see ütles: luba mul enne minna matma oma isa. Ent tema ütles talle: lase surnuil matta oma surnuid, aga sina mine ja kuuluta Jumala riiki. Aga kui ka üks teine ütles: issand, ma tahan sulle järgneda, kuid luba mul enne jätta hüvasti nendega, kes mul kodus on. Aga Jeesus ütles: ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Ja on hea võtame nüüd jutusajaks istet. Jah, vabandust, unustasin ära, et enne veel ka on pealaul ehk jutuse laul.
ja selleks on laul number 322. armu teile ja rahu Jumalal, meie Isal, Issandal ja õnnistegijal, Jeesusel Kristusel. Tänase jutuse aluseks ongi juba kuuldud kirjakoht evangeeliumist Luuka järgi, selle 9. peatükist, salmidest 57 kuni 62, milles Jeesus seab jüngriks soovijad valiku ette. Sellele kuuldud kirjakohale vahetult eelnev lõik tähistab murdepunkti Jeesuse elus ja tegevuses. Kui enne seda liikus ta juutide asuala piires üldisemalt laiemalt, seal kuulutades, õpetades, tervendades, tehes tunnustähti, siis nüüd on tal üks konkreetne siht. Öeldakse, et Jeesus on teel. Konkreetselt tol hetkel on ta tulemas ühest samaarlaste külast, kus ta oli võimaldatud öömaja ning suundumas ühte teise alevisse, küllap lootusega leida sealt vastuvõtmist ja peavarju. Aga pikemas perspektiivis vaadelduna on Jeesus minemas Jeruusalemma vastu oma teotusele, kannatusele ja surmale
teostama Jumala poolt temale määratud missiooni. kuid nende samade jootuste, kannatuste ja surma kaudu läheb ta ühtlasi vastu ka oma ülestõusmisele ja kirkusele, nagu ta eelnevalt oma jüngritele ka oli kuulutanud. ja sellest taustsüsteemist lähtuvad ka jutluse aluseks olevas kirjakohas aset leidvad 3 episoodi, milles Jeesus seab 3 jüngriks saada soovijat valiku ette. kõigepealt astub Jeesuse ette keegi mees, kes ütleb: ma tahan sulle järgneda, kuhu sa iganes läheksid. Evangelist Matteus teab paralleelses kirjakohas siia lisada, et Jeesuse kõnetajaks oli koguni kirjatundja, seega kõigiti haritud ja lugupeetav mees. tänapäevases tähenduses võib-olla siis võiks öelda, et teoloog ja jurist ühes isikus. põhines ju juudi rahva seadusandluski Jumala sõnal, tema käskudel. arvestades mehe spetsiifikat ja seda, et Matteuse järgi pöördus see mees Jeesuse poole tiitliga õpetaja, rabi, võiksime arvata, et teda köitis eelkõige Jeesuse õpetus. ning ta tahtis lihtsalt sellest õpetusest osa saada ja tema õpilaseks saada. see kahekõne keskendub nii-öelda tuleviku perspektiivile. Jeesus oma vastuses osutab sellele, aga tema järgimine ei tähenda üksnes tema õpetuse aktsepteerimist, vaid ka sellekohast elu ning, mis veel enam, oma saatuse ühendamist Jeesuse omaga. ja see pole lihtne. Jeesus ise on oma sünnimaal omade keskel otse kui kodutu rändur, kes pidevalt kohtab mittemõistmist, halvustamist, põlgust ja hüljatust. seda kinnitas ka tänasele tekstile vahetult eelnev kogemus Samaarlaste külas, kus teda vastu ei võetud. ja küllap sellele Jeesus oma vastuses viitabki lausudes: rebastel on ulud ja taevalindudel pesad, aga inimese pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna. Jeesuse järgimine tähendab üldisemas plaanis tema saatuse jagamist. ehk inimlikus mõttes jälle ebakindlat tulevikku, teadmatust, mis homne päev toob, üpriski sagedast turvalisuse ja mugavuse puudumist. Pole kaitset pakkuvaid urgusid ega mugavaid suliseid pesasid. Jeesuse tollastele jüngritele tähendas see konkreetset osasaamist suure kannatusnädala katsumustest, vaenamistest ja surmaohustki. Jeesuse vastusest võib välja lugeda küsimust. sa tahad mind küll järgida, aga kas sa oled selleks ka valmis? olema minuga saatuse osaduses. Teises episoodis kutsub Jeesus ise
kedagi ennast järgima. Evangelist Matteuse järgi oli siin kõnetatud isikuks üks Jeesuse nii-öelda laiema ringi jüngreid. Ning siin keerleb jutt käesoleva ehk oleviku ümber. Ka oma esimesi lähedasemaid jüngreid, Siimonat, pärast siis Peetrust, tolle enda Andreast, Sebedese poegi Jaakobust ja Johannest ning Tölnerist Leevit ehk Matteust oli Jeesus kutsunud samade lühikeste ja lakooniliste sõnadega: järgi mind või järgne mulle. Oli kutsunud otse nende igapäevase toimetuste ja ametikohustuste juurest. Ja kõigi nende puhul mainitakse, et nad jätsid otsemaid kõik selle maha ja järgisid Jeesust. Antud juhtumil on mees küll põhimõtteliselt valmis Jeesust järgima, kuid mitte kohe praegu. Jeesus oodab natuke, kui ta valmis saab. Enne tuleb tal korda saada asjaga, millest olulisemat ühes kultuurkeskkonnas on vahest raskemgi leida: oma isa matmisega. On ju Jumala enda käsk austada oma isa ja ema ning kahtlematult kuulub selle täitmise juurde ka oma esivanemate väärikas matmine. Liiatigi veel juurdluses, kus matmist loeti vaatajate üheks olulisemaks armastusteoks üldse, mis vabastas paljudest muudest kohustusest, isegi palvetamisest. Ja seepärast mees palubki Jeesust: luba mul enne minna matma oma isa. Jeesuse vastus kõlab üpriski ebainimlikult ja tundetult külmalt. Lase surnuil matta oma surnuid, aga sina mine ja kuuluta Jumala riiki. Kummatigi usun, et Jeesus ei taha päriselt keelata viimse austuse avaldamist ega ka ühtegi muud eluliselt ülimalt olulist toimingut ja möödapääsmatut tegevust. Ei taha ka alustada matmiskombeid ega maitseidki, nagu võiks esmapilgul tunduda. Ta lähtub oma ülikarmi ja hoolimatuna näivat nõudmist esitades asjaolust, et tollases juurdluses kestsid matused koos sinna juurde kuuluvate tseremooniatega tavaliselt tervelt 7 päeva. Jeesus, füüsiline Jeesus, maine Jeesus, aga on siin üksnes antud hetkel, siin ja praegu. Nädala pärast on ta juba läinud ja kusagil mujal ning mees on lihtsalt kaotanud oma võimaluse tema jüngriks saada ja teda järgida. Me ei saa valida aega ega kohta, millal meil sobib hakata Jeesust järgima. Ning seda asja edasi lükata midagi muud eelistades. Seda tehes jääme ilma temast ja tema õnnistusest. Vähemalt võime jääda. Valik tuleb teha olevikus
siin ja praegu. see on kindel asi, kindel võimalus, mis on meie käes. usun, et Jeesus ei keelanud oma sõnadega mehel minna isa matma, vaid pidas silmas seda, et ükski inimlik tegevus ega kohustus, kui olulised nad ka iganes ei oleks, need ei saa takistada järgimast Jeesust ja kuulutamast Jumala riiki. ka see on, Jumala riigi kuulutamine on iga jüngri ülesanne. olla jünger tähendab olla ka Jumala riigi kuulutaja. olgu siis sõnas või teos. usun, et igas ausas, väärikas töös ja tegevuses, igal eluhetkel saame samuti Jeesust järgida, teda teenida ja Jumala riiki kuulutada. ka see mees, kes pidi oma isa matma. usun, et Jeesus lubas tal minna, aga andis talle ka ülesande seal kuulutada. olla seal tema esindajana, tema tõe kuulutajana, tema järgijana. et tuua ka matuselistele keset surma ja leina lootust ja elu. vastasel korral ka eladeski võinuksid nad ju ka jääda lihtsalt vaimselt surnuteks, kellel puudub igasugune lootus. selline Jeesuse järgimine sõnas, teos, ükskõik millise tegevuse juures või elusituatsioonis on igavikulise tähendusega nii selle teostajale, kuulutajale kui ka nendele, kellele see sõnum edastatakse. see on alati ka võimalus, Jeesuse kutse saada ka nendel järgijateks. kolmandas episoodis tegeletakse nii-öelda mineviku teemaga. siingi soovib üks mees Jeesust järgida, kuid tahab seada omapoolseid tingimusi. issand, ma tahan sulle järgneda, kuid luba mul enne jätta hüvasti nendega, kes mul kodus on. ta tahab nii-öelda kombe kohaselt viisaka inimesena hüvasti jätta. ja võimalik, et ka veel mõned sellised lahtiseks jäänud otsad nii-öelda kokku sõlmida ja ära korraldada. ja see ei võta ju ometi kaua aega. seega on see igati inimlik ja mõistlikuna tunduv soov. kuid Jeesus on siingi kategooriline. ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile, lausub ta. Jeesus tahab taas rõhutada selle hetke siin ja praegu olulisust. aga eelkõige seda, et ühendus temaga on olulisem kõikidest muudest inimlikest seotustest. Jeesuse jüngs olemine tähendab tema järgimist, tema järel käimist. kui tema on issand, on tee, on tõde, on elu, siis saab sellel õigel teel
püsida ainult siis, kui pidevalt peame silmas seda eeskõnekäijat. Temal pidevalt silmsidemes kinni hoiame, kõiki tema juhtnööre, õpetusi järgime. Vaid siis püsime õigel teel ja meil on lootuspärale jõuda. Ja Jeesus kasutab ka seepärast siin võrdpilti künnimehest. See õige künnimees ei saa oma tööd teha, oma vagu silget õieti ajada, kui ta vaatab kogu aeg taha või ringi. Töö läheb vussi, ta ei saavuta oma eesmärki. Ja nii on ka Jeesuse jünglite ja järgijatega. Need Jeesuse tingimused võivad meile tunduda ülekohtuselt karmid, kohati ebainimlikudki. Aga küllap on asi selles, et Jeesus ei taha ka luua mingisuguseid illusioone, et see tema tee, tema juhiks olemine on üks lõbus, muretu pidu ja aja veetmine. Ta näitab ära selle tee raskused ja hinna ja sunnib meid küsima, kas me tahame seda, kas me oleme selleks valmis. Kandma neid piiranguid, oleme valmis ka vajadusel ka loobuma, valmiski armsatest asjadest, ka lähedastest asjadest, mitte alati küll, kuid vahel tuleb ka seda teha. Pangem tähele ka seda, et kuigi Jeesus ei nõustu kõigi sellega, mida jüngliks saada soovijad temalt soovivad, ta ei lükka ka mitte kedagi ära. Ei ütle, et sa ei kõlba kuhugi ja mine aja omi asju. Ta jätab neile võimaluse teha ise valik. Tähelepanuväärne on see, et ka need isikud jäävad anonüümseteks. Usun ka, see on taotluslik, et pole ju tähtis. Ka me ise seisame sageli samade valikute ees ja me võiksime täitsa vabalt mitme nende küsimuse, mitme selle küsija kohal kirjutada oma enda nime. Meil ei öelda ka seda, kuidas see nende küsijate tee edasi läks ja kord lõppes. Ka siin jäetakse nii-öelda otsad lahti. Eks see tähendab seda, et see, kuidas see asi laheneb, on meie kätes. Valik on alati meie teha. Jeesus pakub, meie kas võtame selle vastu või lükkame tagasi. Ja veel, ka see otsuse tegemine võib olla suuresti ainukordne sündmus. Aga väikest viisi me teeme neid samu valikuid ja otsuseid igal oma elupäeval. Otsustame oma valikutega, kas eelistame Jeesust, järgime teda, tema tahet, tema õpetust või valime mingid teised nõuandjad, mingid teised teed. Ja vastavalt sellele ka püsime tema jälgedes. Tema tee ja see hind, mida tuli maksta, oli küll ränk, kui me teame ka selle lõpetust. See viis kirkusele ja ülestõusmisele. Ja nii on ka tema järgijatega, kes lõpuni vastu peavad. See on parim, mida saame teha iseeneste jaoks. See on parim, mida saame teha ka oma lähedaste jaoks. Olla ka nende jaoks Jeesuse kutse esitajad ja käepikenduseks. Et nemadki võiksid saada viimselt ja igavesti õnnistatud. Aidaku ja õnnistagu meid, issand Jeesus Kristus ja juhtigu oma püha vaim.
ja me tõuseme nüüd ja tunnistame kristlikku usku apostliku usutunnistuse sõnadega. Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud Neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üldpüha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihule ülestõusmist ja igavest elu. Aamen. Kõik hea, võtame istet ja nüüd laulavad lapsed. Ja me tõuseme nüüd kiriku palveks. Püha Jumal, armuline Issand, hea taevane Isa, täname siin sinu armulika kutse eest, millega sa kõiki inimesi oma poja läbi
enese juurde kutsud. Pakud neile lapse seisust ja oma kuningliigi pärandit. Täname sind, et oled meidki kutsunud, et oled lasknud sellest õnnistusest juba osa saada. Aita meil sind selle eest tänada ja austada nii sõnas kui teos. Sind, Jumal, kiidame. Täname, Issand, et oled seadnud oma armuvahendid, sõna ja sakramendi, mille kaudu sa kutsud ja meid kinnitad. Aita meil kasvada sinu tõelisteks jüngriteks, kes sinu käepikendustena, sinu esindajatena, seda sinu kutset ja õnnistust edasi pakuvad ja kuulutavad. Palume, Issand, sinu õnnistust nüüd kirikule kõikjal kogu maailmas, aga iseäranis siin kodusel Maarjamaal ja konkreetselt meie Eesti evangeelsele luterlikule kirikule, tema peapiiskopile, kõigile kohustuste vaimulikele, kiriku valitsusele, kõigile töötegijatele nii keskasutustes kui kogudustes. Et sa annaksid jõudu ja elavdaksid meie tööd. Et sellel tööl, mida sinu ülesandel teeme, võiks olla ka õnnistus. Aita elada puhast ja jumalakartlikku elu, et meie sõnad ja teod ka kokku käiksid. Ja inimesed, kes sõnu kuulda ei taha, võiksid seda ometi lugeda meie tegudest. Ava ka inimeste silmad ja südamed ära tundmaks, mis nende elule ja igavikule viimselt tarvis läheb. Ava oma sõnale uks kõigi jaoks, sest me kõik ju vajame sind. Palume sinu armu ja õnnistust ka kogu meie maale ja rahvale, presidendile, Riigikogule, valitsusele, omavalitsuste juhtidele, et need inimesed, kes meie ees seisavad ja peavad võtma vastu meid kõiki, meie saatust puudutavad otsuseid, teeksid seda ausalt, omakasu püüdmatult, silmas pidades üldsuse huve, mitte isiklikke või erakondlikke huvisid. Anna meile selleks ka häid nõuandjaid. Panema käsi selle ette, mis on väär ja vale. Iseäranis paneme sinu kätesse meie kaplanaadid, et sinu töö kõikjal nendes suhteliselt suletud asutustes võiks teostuda ja olla kasuks ja õnnistuseks seal viibivatele töötavatele inimestele. Kuule meid, armas Issand Jumal. Kuule meid, armas Issand Jumal. Palume sinu õnnistust ka meie kodusele elule. Õnnista kristliku abielu seisust ja laste kasvatust nii kodudes, koolides, usuõpetuse tundides kui ka pühapäeva koolis.
anna, et meie maalgi võiks sirguda uus jumalakartlik põlvkond, kelle läbi meie püsimisel võiks olla lootus. Õnnista ka igat ausat tööd ja elukutset, mille oled seadnud. Aita meil nende kaudu teenida igapäevast leiba. Aga anna näha ka seal võimalusi sinu tööks, kuulutamiseks oma elu kaudu. Ole kõigi meie lähedastega, kes viibivad kaugel või keda me ise otseselt aidata ei saa või ei oska. Anna meie südamesse siis teha eestpalvet nende eest, nad kanda sinu kõikjal ulatavatesse ja kõige väärlistesse kätesse. Ja seal, kuhu meie oma silm ei küüni ja inimesed tunnevad ennast üksikuna, tule ise nende üksildaste juurde. Pane nende südamesse teadmine, et sina oled olemas ja et kõiki lahutab sinust üksnes palve kaugus. Et nende ajalik häda võiks saada igavesse ellu hoovavaks õnnistuseks. Ole kõigi haigete ja hädalistega. Palume sinu armu hoolde ka Püha Markuse osakoguduse muusiku ja organisti Violetta, kelle tervis ka hetkel pole kõige parem, et ta paraneks ja taastuks hästi ja võiks oma annetega kogudust edasi teenida. Palume sind, et sa hoiaksid eemal kõik suuremad epideemiad, katastroofid ja muu sellise ähvardava. Täname sind, et koroonaviirus on taandumas ja võime taas normaalse eluga jätkata. Ole ikka kõikides meie päevades kõikjal, ikka ja alati ja aita meid. Aga viimselt, oh issand, sa surmavõitja, üles tõusnud au issand, palume sinu armu hoolde kõik need, kellele alanud nädal jääb nende maises elus viimaseks. Et keegi neist kurja surma ei sureks, kui süda alles patust repitamata. Anna issand neile oma armu. Võta nad vastu. Anna ka meil kõigil jõuda viimsele eesmärgile sinu taevases isa kodus, kus tohime kõigi sinust lahkunud omastega taas kohtuda ning igavesti kokku jääda, sind austades, kiites ja ülistades, kes elad ja valitsed, kõrgeks kiidetud igavesti. Jeesus Krist, kuule mind, kuule mind, ma tahan ikka kiita sind. Ja võtke nüüd istet ja laulame siis andide korjanduslaulu ja samal ajal siis ka on korjandus. Lauluks on number 332, salmid 1-4. Võitle hästi, kui sind armsast. Laul number 332, salmid 1-4.
kiidetud oled sina, issand, kogu loodu Jumal, sest sina oled meile andnud leiva, inimeste töö ja maavilja, mille me sinu ette toome, et see saaks meile eluleivaks. Jumal olgu kiidetud igavesti. Kiidetud oled sina, issand, kogu loodu Jumal, et sina oled meile andnud veini, inimeste töö ja viinagu vilja, mille me sinu ette toome, et see saaks meile lunastuse karikaks. Jumal olgu kiidetud igavesti. Aamen. Issand olgu teiega. Ja sinu vaimuga. Ülendage oma südamed. Meie ülendame südamed Issanda poole. Tänage Issanda, anda Jumalat. See on õige ja kohus. Tõesti, see on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, Püha Issand, kõige vääriline Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi, kelle pärast sina meie peale armu heidad, meie patud meile andeks annad ja igavest õndsust tõotad. Sellepärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu. Kiidetud oled sina, taeva ja maa Issand. Sa halastasid langenud maailma peale ja andsid oma ainsa poja, et üksi, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Me täname sind lunastuse eest, mille sa meile kingid Jeesuses Kristuses. Läkita oma püha vaim sünnitama meis elavat usku ja pühitse tema läbi leib ja vein, mille me sinu ette toome, et saaksime osa Kristuse ihust ja verest. Sest meie Issand Jeesus Kristus, sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis, andis oma jünglitele öeldes: võtke, sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtu söömaaega, tänas, andis selle neile öeldes: võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Püha Isa, me peame seda söömaaega sinu poja kannatuste, surma, ülestõusmise ja taeva minemise mälestuseks. Sina annad meile süüa eluleiba ja juua õnnistuse karikast,
selle päevani, mil issand ise tuleb taas oma kirkuses. me palume sind, vaata Kristuse täiuslikule ja igavesele ohvrile, mille läbi sa oled maailma enesega lepitanud. Ühenda meid pühas vaimus üheks ihuks ja tee meid täiuslikuks, elavaks kiitusohvriks Kristuses. Tema läbi, temaga ja temas olgu sulle, Jumal, kõige vääriline Isa, püha vaimu ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Ja me palvetame nüüd üheskoos meie issand ja õnnistegija Jeesuse Kristuse enese õpetatud sõnadega. meie Isa, kes sa oled taevas, üldistatud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja seda rahu soovigem ka üksteisele. Leib, mida me murrame, on Kristuse ihu osadus. Nõnda oleme meiegi üks ihu, sest me kõik saame osa ühest ja samast leivast. Vaata, see on Jumala talv, kes kannab ära maailma patud. Õndsad on need, kes on kutsutud talle söömaajale. Ja nõnda ütleb issand, tulge, sest kõik on juba valmis. Ja me võtame armulauda vastu siis koha peal olles, käime teie juures läbi. Kristuse ihu, tema veri ka sinu eest, läksid ära valatud pattude andeks andmiseks.
Kristuse ihu sinu eest surma antud. Tema veri ka sinu eest ära valatud, pattude andeks andmiseks. See toitu sind ja kinnitagu sind õigesuses igaveseks eluks. Kristuse ihu veri sinu eest surma antud ära valatud, pattude andeks andmiseks. Ja toitu sind ja kinnitagu sind õigesuses igaveseks eluks. Kristuse ihu veri sinu eest surma antud ära valatud, pattude andeks andmiseks. tänage Issandat, sest tema on hea, halleluuja. Ja tema ennustest igavesti, halleluuja. Püha ja armuline Jumal, sina tunned meie südameid, kingi meile selles sakramendis alandlikkust ja juhi meid täiusele osaduses sinuga. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issand, halleluuja.
lauluks või hümniks siis laulus 356 viimased 2 salmi, salmid 6 ja 7. Sellega on meie teenistus läbi. Teadete osas midagi väga lisada ei oska muud, kui meie teenistus hakkab edaspidi olema siis pühapäeviti üle pühapäeva, siis kuu 2. ja 4. pühapäeval. Ja esialgu siis algusega ikka kell 4 päeval. Jääb ka alles meie traditsiooniline teisipäevane kokkusaamine kell 6 siinsamas palvekojas või siis mõnel korral ka siin naabruses oma aias. Aga siis nendest teadest ei oska konkreetselt midagi juurde lisada, selles kavas on ka kindlasti olemas. Meil on veel natuke lisada. Jah. Et koguduse poolt me tahame veel kord öelda sulle, Kaido, tere tulemast. Meil on väga hea meel, et me oleme nüüd saanud omale karjase ja selline väike kohalik lillekind, mis on nüüd selline kollane assortiipoe välja. Et looduslik Lasnamäe lilled. Ja siin on üks väike sümboolne kingitus, millel on tegelikult väga sügav tähendus on see, et sa oleksid meile Lasnamäele soolaks. Ma lipsime seda aega. Ja ka valguseks, et seda valgust jätkuks ja ei tohi nagu tuli lambist kustuda, siis pean ennast põlema vastu. tere tulemast. Aitäh. Väärtuslikult seda kasvab. Pean ennast põlema vastu. Selle pidupäeva puhul on üks väike tervitus, et pärast lasen selle ja videotervitus Olari kogudusest meile ja ka Soome rahvamissari poolt on selline kingitus, mitte küll otse sealt Kaidole, aga temale ka töövahendiks, et me oleme saanud nüüd siia ELK käsiraamatute komplektid, 4 raamatut, üks on siin lugemispuldis kasutusel juba, kus on kõik need pühapäevade lugemised. Et siin ei pidanud internetis ainult seal surfama ja siis on mõnedi hädas olnud, et lihtsalt need vormindused ei lähe kokku, et kui ta nüüd kopide salvesed teiselt poolt, siis ei õnnestu eriti hästi, see mingisugune lipurada pidid seal ilusasti, no mitte kuskil niimoodi ära jaotatud struktuurselt. Et noh, see kindlasti hõlgustab seda valmistumist selle koha pealt. Ja kindlasti tahaks edasi öelda seda, et ma saan aru, et siin meil pärast ka väikene kohvilaud. Et kõik olete, kes vähegi saate, olete sinna väga oodatud. Aga meil on veel üks teine kimp. See on roosa assorti ja ka Lasnamäelt. Ja selle me tahame anda Eha sulle. Et me täname sind. Meil on ka selline väike tänukiri. Siin on kirjas, ma tänan oma Jumalat iga kord, kui ma teid meenutan alati igas oma palves kõikid teie eest rõõmuga tehes eestpalvet. Ma tänan Jumalat teie osaduse pärast evangeeliumiga esimesest päevast tänaseni
ja olen veendunud selles, et see, kes teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse päeva, Pauluse kirjast filiplastele. õpetaja Eha Kraft, sulle oleme tänulikud koos oldud aja, ühise osaduse ja isetu panuse eest. Aitäh, et sa oled need aastad siin meil neid teenistusi pidanud vahepeal, kui me ilma oma karjaseta oleme olnud ja Leeri kursust meil on 8 leerilast leeritatud tänu sulle. Ja see ei tähendab seda, et sa peaks üldse eemale jääma. Sa oled ma olen edaspidi oodatud ja kohe kui võimalik üritame sind ka vahel ära kasutada. Kui sa lubad nüüd. Tänu sulle. Ma väga tänan ja see aeg oli tegelikult tore. Ma tõesti mõtlesin, kuivõrd, kas tõesti on aastaad mitmuses ajal? Jah, on tegelikult küll jah. 2018 kevadel jäi Kai ära, et siis on juba 3 aastat tegelikult täis. Ja suur tänu muidugi üldse Pühapäeva kogudusele, et me oleme siin saanud tegutseda ja tegelikult tänaseks... Meile tohtinud toetuda ikka. Ja tänase kuupäevaga me oleme kirjutanud ka veel teisi tänukirju. Me tahame tänada Jõutervi kogudust, kes on tulnud meile, pannud õla alla, et me saame Kaidole siin osalise teoja eest maksta. Ja siis me täname Olari kogudust selle sama piiblisalmiga, et nemad toetavad meid siin saame siin palvekojas koguneda. Siis me tahame tänada ka Margus Pootsmaad. Täna teda siin ei ole, me ei jõudnud veel kutsuda, aga me kutsume kindlasti ta siia mingil päeval veel, et ta eelmisel aastal oli meile mitu kuud siin abiks. Ja siis täname ka Soome rahvamissionit, kes on meil abiks. Inimesi saanud ka missand, et siis teenigeme rõõmuga ja ka siis kõik osadust kohvilauda on